Namaste. Tere tulemast joogasse. In-jooga tund siis täna umbes tund aega. Ja me alustame seekord selliselt, et sa istud mitte just kandade peale, vaid sa võtad endal jalad kummalegi poole. Vajutad endal sääremarjad niiviisi natukene eest ära, et sa saad tulla istuda siia kandade vahele. Osadele põlvedele see ei sobi, et siis sa võid tulla istuda tavalises rististes. Kui sul on blokki, istuda bloki peale või täna mul ka ei ole siin blokke, ma pean kasutama patja, et siis sa võid tuua midagi istumise alla, et sa tood oma istumise kõrgemale. Ja see aitab püsida selles positsioonis. Ehk et vahel natukene teistmoodi alustada kui lihtsalt rististes. Virasana on siis selle poosi nimi sanskriti keeles. Siit käed sülle, võtad endal pöidlad kokku, biopesad on üksteise peal, lased endal õlad alla vajuda. Ja alustuseks siis jälle lase hetkeks silmad kinni. Selline lühikene meditatsioon algusesse. Tule tooma tähelepanu, koondada nii-öelda kokku, et kui tähelepanu on hajunud laiali, mis tähendab, et sa mõtted jooksevad kas tulevikus või sobravad minevikus, et siis tule pane hetkeks tähele vaid seda, mis on praeguses hetkes siin. Ja heaks selliseks ankruks on sinu enda keha, erinevad tunnetused sinu kehas. Ja siis palju kasutame ka oma hingamist ankruna, mis hoiab sind praeguses hetkes. Ehk et märkagi, kuidas su hingamine hetkel on, kas ta on sügavam või pinnapealsem, ilma et sa peaksid esialgu midagi muutma. Tunne hingamine alakõhus. Lase oma õlad alla vajuda, lase näolihased lõdvaks. Ja siis tunne istniku kondid, kas siis bloki peal, padja peal, mati peal. Tunne, kuidas sa surud oma istumiskonte alla. Ja kui sa mingil hetkel tunned, et su just põlvedes ei tohi sa seda tunda, et kui sa põlvedes tunned valu, siis tule lase oma jalad sirgu, võib-olla istud lihtsalt sirgete jalgadega või võtad rististesse ennast. Aga kui sa saad paigale jääda, siis võta veel hetk. Kui su jalgadele on mugav, kui su puusadel on mugav, põlvedel on mugav, jää endiselt istuma selliselt, aga lase oma parem kõrv vajuda paremala poole, ehk et sa lased endal pead veidikene niiviisi alla kaldu. Tunne, kuidas vasak kõlg liigub eemale. Ja endiselt rahulik hingamine, istumiskondid suruvad alla ja selline tunne, nagu sa vasaku kaela poolega hingad sisse, vasaku kaela poolega hingad välja. Tunne eriti, et välja hingates kogu õhk liigub välja, sa hingad kopsu tühjaks, ennem kuus hingamine sisse tuleb. Rahulikult tuleb pea tagasi otsaks ja väga lihtsal kujul lihtsalt liigub vasak kõrv vasaku ala poole. Ilma surumata lased tal lihtsalt loomulikult vajuda täpselt sinna maale, kuhu ta tuleb ja siis jääd pidama tunnel, kuidas sa lased õlad lõdvaks, eriti parem õlg liigub alla.
Sügavalt sisse, hoia hetkeks hinge kinni, just kui vigistad ennast ja pronti kokku ja siis hinga välja, lase õlad alla vajuda 2 korda veel, tõmbad ennast üles, surud õlad kokku, võtad oled hästi kange, hoiad isegi hinge kinni hetkeks ja siis välja, ei, 3 kord veel. Lased oma jalad ette ja masseeri hetkeks põlvi. Ma segan täna natukene praktikasse selle yin-yoga tundiga sellist hingamise meetodit, mis aitab hästi siis kopsu tühjaks hingata. Me oleme alati harjunud, et me hingame sisse-välja läbi nina, siis täna me mõned korrad teatud asanates, teatud poosides hingame välja läbi suu. Ja kasutad sellist hingamist, just kui sa puhuksid õhku välja või just kui sa puhuksid suitsu suust välja, see pole võib-olla kõige parem näide, aga see tunnetus on paljudel meist olemas. Et üks variant on see, et sa hingad sisse ja kui sa hakkad välja hingama, nii kaua, kuni kogu õhk on väljas, sa tunned, kohe naba liigub selgro poole. Sellest natukene lihtsam on see, kui sa kasutad tehnikat, kus sa susised õhu välja, ehk et siis on selgelt kosta ja tunda, kuidas su väljahingamine on pikem, kuidas kogu õhk liigub välja, see on hästi oluline. Kogu õhk, kõik puhtaks ennem uus hingamine, siis tuleb ehk et hingata sisse ja ehk et me kasutame seda hingamist teatud positsioonides, teatud asanates, mis me võtame. Ja sa võid aeg-ajalt tunda kergelt, et natukene olemine läheb inglise keeles lightheaded, et sellest ei tasu heituda. See on lihtsalt rohkem hapnikku, tuleb su aju, kui sa oled harjunud, ehk et see tehnika panebki sind natukene kasutama, muidu me hingame väga, kasutame ainult oma kopsude sellist pinnapealset osa hingamiseks, et siis selliselt, kui me hingame kogu välja, siis saame sisse hingamine tulla, tal on rohkem ruumi, kuhu sisse tulla, me kasutame oma kopsumahtu ja hapnikku tuleb rohkem sisse, kuna me ei ole harjunud selliselt hingama, siis aeg-ajalt võib selline pea hakata natukene ringi käima, et sellest ei ole midagi hullu, vaid see on lihtsalt selline kõrvalpuhastumise kõrvalnäht. Siin on palju teooriat selle hingamise taga, aga ma hetkel ei viida sellega aega. Võtame ikka oma klassikalise yin-puusi siia. Teemantpuusiks vahel nimetatakse, kus sa võtad endal jalad alla tees kokku, liigutad kannad endast eemal, ehk et su kannad ei ole siin ligidal, vaid kannad eemal, võtad istumise polsterdust ära ja jällegi, kui sul siin istudes nüüd tunned, et sa vajud niiviisi tagapoole, et siis sa too oma istumine natukene millegi peale kõrgemale. Ja eriti, kui sul on seljaga ka probleeme, kas diski probleeme ala, sellega siis olla ettevaatlik, mitte tulla väga sügavale, vaid natukene kätega hoida, mitte lasta selga väga nõgusaks ja kindlasti võtta midagi istumise alla. Sa võid kasutada siit ka abivahendeid, kui otsaesine ei tule siia jalgade peale, võtta endal patja või
midagi otse siis alla, aga see ei ole ka vajalik, et sa võid lasta ka oma peal lihtsalt rippu vajuda. Me hoiame seda mõned minutid, ehk et jällegi yin-joogalikult lased ennast tulla selle punkti peale, kus sa tunned, et kehas on esimene vastupanu hetk ja siis sa jääd sinna pidama, ehk et see ei ole nüüd see koht, kus sa ennast jõuga sügavamale tõmbad, vaid me mängime oma piiriga, tuled oma esimese piiri peale ja sinna jääd pidama. Nagu ma ütlesin, pea võib vajuda rippu, nii sul saab selgroo ülemine osa ka venitada. Kui sa tunned, et see on kaelale liiast, võta ole hea midagi endal otsa ja siis alla, sa võid ka käte peale pead toetuda. Meie peamine punkt, mida me tahame stimuleerida, eks ole, on puusad, siit reite sisekülg, sa ilmselt tunned, võib olla ka reite väliskülg ja alaselg. Lihased lõdvestame, pindmised lihased lõdvestame, et see venitus pääseks sügavamate kudedeni. Ja nüüd siin võta 5 hingamist, seda meie susisemise hingamist. Ehk et algatuseks 5 korda hingad selliselt ja siis omas rütmis susised kogu õhu välja. Ja siis jätkad tavalise hingamisega. Sa oled 5 korda ära hinganud, siis nagu ütlesin, tavaline hingamine. Märka, kui puusad ümbert lihased tõmbavad pingesse, siis vii oma tähelepanu sinna ja vaata, kas sa saad justkui välja hingates lõdvestada lihased. Ja lihased hakkavad kokku tõmbuma aeg-ajalt, mis on meie harjumuslik käitumine, kui me oleme veidikene sellises ebamugavas situatsioonis, siis me kipume kokku tõmbuma. Me siin harjutame ennast ümber, harjutame ennast jääma kohale, lõdvestuma ja tunnetama läbi need tunded, mis meist läbi liiguvad. Ilma vägisi punnimata. Et see lõdvestunud olek on nii kehas, kui siis ka sinu meeles või siis sellises suhtumises. Ainult siis, kui keha annab järgi, tunned, et liigud sügavamale, mitte jõuga, vaid just läbi minna laskmise, läbi lõdvestumise.
see oli 5 minutit väikselt ülesse siit. Puusist välja tulek on selline aeglubis. Annad aeg kehale taastuda. Sa võid tuua endal jalad sirgeks ja lihtsalt jääda paigale. Või võtta endal jalad natukene rohkem harki ja lasta põlvedel vajuda ühele poole ja teisele poole. Põlved vaatavad varvastega samas suunas ja sa tuled istutad ennast siia oma põlvede vahele. Käed, see tegelikult ei ole oluline, kuidas sa käed hoiad. Käed võivad jääda vastu matti alla ja hoida sind siin paigal. Käed võivad olla siin rinna ees või sa võid lasta oma pead alla vajuda ja on ka variatsioon, kus käed sõrmsi valgus kukle taga ja kerge venitus ka kaelale. Nüüd osade puusade jaoks see variant ei sobi, on lihtsam istuda varvad välja vaatamas ja siis põlved vaatavad samas suunas. Ja kui ka sellised sul kannad on nüüd mati pealt lahti, siis kui pahkluud on veidikene jäigemad, et siis tuleb võtta lihtsalt midagi kandade alla. Kas sa keerad omal tekki, matti või võtad patja, mida sa saad kandade alla tuua. Ehk et mitte jääda siia niiviisi kannad õhus, vaid kindlasti kannad toetuvad millegi peal. Katsu leida nüüd see oma koht ülesse. Ja seda me kindlasti 5 minutit ei hoia. Meie kehad reeglina ei ole harjunud selliselt kükitama, et kuna me istume palju tooli peal, puusad on suhteliselt kinni. See võtab mõnda aega kükitamist ja harjutamist, et end selles asendis mugavalt tunda. Aga nagu yin-jogas ikka, et see selline kerge väljakutse käib selle praktikaga kaasas. Sinu pahkluud ilmselt annavad sind tunda ja sa pead lihtsalt mind usaldama, kui ma ütlen, et see on selline kasulik surve sinu luudele ja sinu liigestele, mis muudab neid liikuvamaks, mis muudab neid mobiilsemaks. Otse loomulikult, kui see muutub välja kannatamatuks, et valu me ei kannata, et siis tule too enda istumine vastu matti, puhka natukene ja võib-olla tuled siis uuesti. Meil on kuskil 30 sekundit jäänud. Ma nüüd jään vakka, et sa saad rahulikult ise jälgida, mis sinu kehas toimub. Ja siit teine etapp on see, et sa lased käed natukene siit ettepoole ja hakkad oma puusasid tõstma ülesse. Ehk et ettepainutus, jalad jäävad puusade laiuselt, tulen külje peale, siis sa näed. Põlved võivad olla kõverad. Kui see on su seljal okei, siis põlved võivad olla ka sirged, aga võib-olla mitte päris lukustatud. Vastas küünalnukkidest kinni. Lased oma pea alla mõjuda. Alakeha on sul siin kergelt töös, jalad peavad töötama, et sind üleval hoida. Aga katsu nüüd tunda, kuidas su ülakeha lased ennast hästi lõdvaks. Jälle, kui sul on diskiprobleem alaseljaga, et siis see asend ei ole sinu jaoks, sa võid tulla ülesse ja toetada endal käed põlvede peale. Või sellisel juhul, kui sa tunned tõesti, et siit on liiga palju pinget, siis tule kõverda põlved, hoia endal käed põlvede peal ja lase ennast siis selliselt tippub. Pea ripub alla.
näolihased lõdvestunud. Tunne, kuidas sa õlgasid ei hoia pinges lõualuua. Ja nüüd võta 5 korda siin ka samamoodi oma hingamist välja susistades. Ehk et hingad rahulikult sisse ja siis lased kogu õhu välja liikuda. Siis tavalise hingamise juurde. Hästi tunne, kuidas pea on raske. Tuled siit tagasi kõkitama, aga seekord siis poole lühema ehk kõverd uuesti põlved, kui vaja astud oma jalad natukene laiemaks ja tuled uuesti siia niiviisi. Setid ennast siia oma põlvede vahele, leiad endal kätele sobiva asendi, peale sobiva asendi ja seekord siis 1 minut. Siis veel korra ette kallutusse ka minutiks ehk et poole vähem. Vaata, kas on vaja jalad võtta natukene kokku poole, kas põlved kõveraks. Sa võid hoida vastas küünalnukkides või sa võid lasta endal käed, kui nad ulatuvad või kui see on mugav lihtsalt lasta mati peale. Ja nüüd ise vali tavaline hingamine või kui sa tahad siit veel korra tulla, kuskil 5 korda susistada, et siis jälle kogu õhk välja hingata läbi suu. Põlvi kõverdama. Tule tooma põlved mati peale ja lapse asendisse hetkeks istumine kandade peale. Otsa esine tuleb mati peale, käed kummalegi poole. Paar hingamist siin.
tule võta ennast 4 käpukele ja tule tooma parem jalg mati ette otsa. Võtame siit puusade venituse, käed jäävad kummalegi poole, põlv ja kand on kohakuti. Vasakut põlve liigutad nii palju tahab poole kui võimalik ja kui sul tagumise jala põlvel on valus, siis võta endal tekki või patt ja põlve alla. Ja siis jääme siia pidama kas sõrmeotste peal, kas nukkide peal, kui sõrmed või käed kergesti vastu maad ei ulatu, et siis aitab ka kas tuua endal patja või on olemas siis plokid kummalegi poole kätte alla. Ja siis lõdvestad vasakut puusa, vasak puus vajub alla. Ja tavaline rahulik hingamine, endiselt rõhk välja hingamisel, pikk ja rahulik, kogu õhk liigub välja. Ja siit nüüd edasi teine aste, sa võid jääda siia või tuled tood endal nii viisi, et su vasak puus jääb endiselt alla, aga sa tuled tood endal ülakeha veidi üles poole, parem käsi tuleb parema reie peale, vasak käsi võib tulla siia parema randme peale, õlad lõdvestunud ja tunne, kuidas puusad endiselt rasked ja liiguvad alla. Kerge venitus on see ka alaseljal, et kui sa tunned, et see on liiga palju, siis too endal sõrmed vastu mati tagasi. Teine osa siis siin. Ja jälle märka, et sa hinge ei hoia kinni, et keha ei lähe uuesti pingesse. Natukene on siin tasakaalu vaja hoida. Kolmas aste, tulevad käed sissepoole, parem jalg kõnnib paremale poole eest ära. Nüüd sul on siin veidikene rohkem ruumi. Sa võid jääda siia niiviisi käte peale ja endiselt lõdvestada vasakut puusa, lasta tal vajuda alla maa poole. Nüüd mõned kehad on natukene rohkem lahti, mõned puusad on valmis selleks, et võib-olla tuleb vasak küünannuk vastu mati, võib-olla tuleb parem küünannuk ka vastu mati. Aga kui sa tunned, et selleks sa pead väga vedima või punnima, aitab ka see, kui sul on plokki või patja, mille peale sa saad käed tuua. Aga see ei ole oluline. Ikka see sama reegel, et sa tuled enda sellise piiri peale ja jääd sinna pidama. Ja siit nüüd veel 4. samm edasi, kui sa oled nüüd siin üleval käte peal, siis sa keerad oma parema jala varbad paremale välja ja lased paremal põlvel paremale poole vajuda, nii et ma võtan endal jalad alla vastu matti ära ja olen siin väikese varvapoose jalaosal varvad, tõmban kergelt siia põlve suunas. Ja sa tunned, kuidas natukene liigub siia reie välisküljele venitus. Ja jälle variant siis siin, kas sa jätad oma käed sirgeks või tulevad kas küünannukid alla ploki peale või mati peale. Tagasi üles
veel korra tagasi, otsa sinna vastu matti või ka siia niiviisi käte peale. Alla vaatab koer on ka siit variant, kus sa võid tulla. Ja siis kordame sama seeriat vasaku poole peal. Draakoni poosid on nende pooside siis in-pooside nimi. Draakoni seeria. Vasak jalg tuleb ette. Käed kummalgi pool. Parem puus vajub alla. Vasakul jalal kand ja põlv on kohakuti. Leia jälle see koht, kus sa saad pidama jääda. Pikk rahulik välja hingamine. Sa võid oma tähelepanu koondada just siia parema, kas puusapainutaja reie esikülg, kus iganes sa kõige intensiivsemalt seda poosi tunned, et sa saadad oma välja hingamist sinna, hoiad oma tähelepanu. Variant 2, jälle valik on alati jääda paigale või parem puus jääb alla, tõstad oma ülakeha, vasak küünarnukk tuleb vasaku reie peale ja lased paremat puus alla vajuda. Vasak jalg kõnnib vasakule poole eest ära. Jääd ülesse käte peale. Või tuled alla parem küünarnukk, vasak küünarnukk. Sa võid jääda ka lihtsalt parem küünarnukk on all. Ja palun märka, et sa ei punnita. Ma näen seda väga palju tundides, kuidas vägisi ei ole vaja. See ei ole selle praktika alus on mujal. Lõdvestuda, jääda kohale, vaadelda. Ja läbi selle õppida tundma iseenda meelt, õppida tundma neid hoopasid, mis meid liigutavad, mis meid reageerima panevad. Ja 4. variant siit, kui sa oled nüüd üleval siin käte peal, sa keerad oma vasaku jala varbad vasakule poole välja ja võtad jalad alla mati pealt lahti, nii et sa tuled siia väikese varvapoolne jalaosa, tõmba varbaid ülesse põlve suunas, jälle kaitseb põlve, lükkad natukene siit pöida endast eemale. Jälle ma kohe tunnen siin, et venitus liigub veidikene rohkem siia välisküljel, aga endiselt siit siseküljel ka. Ja nüüd jälle variant on see jääda siia või tulla alla küünarnukkide peale veidike sügavamale.
seeria seekord läbitud, tuled tood ennast ülesse, tuled aitad rahulikult puusadel liikuda veidikene tahapoole, siis tule võtta oma vasak jalg parema jälle kõrvale, puusade laiuselt endiselt ja aeglased ringid vasakule ette, paremale ja taha. Tule võtta jälle väike paus, kas lapse asend, see on siis istumine kandadel otsaesina vastu mati või käte peal või allavaatavas koeras. Allavaatav koer on siis see selline kolmnurga kujuline asend, kus sa lased enda selga rippu. Põlled võivad siit olla kõverad. Mina arvan, et ma jään lapse asendisse. Võtame kuskil 20-30 sekundit. Nüüd aegselt liigutada oma puusi või jääda paigal. Ja siis tule siit neljakäpukile, liigutama oma selgroogu natukene, võtad endal käed õlgad alla, jätad oma põlved puusade laiused. Lehmakassi asend kutsutakse Pilalasana, on ta siis sanskriti keeles sisse hingates, rind liigub üles, siis kõrvandid liiguvad ülesse ja välja hingates lükka põrandat endast eemale, tõmba naba selgro poole. Aeglaselt ilma kiirustamata oma hingamise rütmis sisse. Naba selgro poole, lõug rinna peale. Ja just kui tõmbaksid endalt saba jalge vahele. Ehk et sabakond siis liigub alla. Jätkame veel puusade lainel. Et siit variant 1 on põlved tulevad peamati laiuselt või natukene isegi laiemalt. Vaata, kuidas jälle sinul mugav on istumine jääb kandade peale. Käed kõnnivad ennast ette. Treie siseküljed venivad. Ja me oleme siin 2 minutit ja siis ma annan sulle variandi siit edasi liikuda natukene sügavam puusade jaoks. Otsaesine võib siis jälle tulla siia käte peale või otsaesine võib olla vastu matti. Siit on nüüd üks variant, mis osadele inimestele ka meeldib, on see, et kui käed tulevad hoopis siia iseenda alla ja pea tuleb vastu matti, et just kui sa pakid ennast selliseks pisikeseks kokku. Oluline on, et su istumine on kandade peal, ehk et kui ta jääb sul kandade pealt ülesse, siis ka saab võtta, see padivast ei ole kõige parem, võtta tekk ja tuua ta endal siia niiviisi, et sa tunned, et su istumine toetub millegi peale, ta ei ole õhus. See on jälle, kui meie luud toetuvad millegi peale, siis meie lihased saavad lõdvestuda ja kuna kogu selle praktika mõte on see, et sa saaksid oma pindmisi lihaseid lõdvestada, siis sellepärast toeta ennast. Ja kui sa nüüd oled olnud siin selles asendis, kus käed on jalgad vahel, pea on keeratud ühele poole, et siis poole pealt tule nüüd keera pea teisele poole. Sul on võimalus jääda siia paigale
või vaata korra ära, kuhu me liikumas oleme, siis sa saad otsustada iseenda jaoks. Konnapuus on selle nimi, et natukene selline kummaline. Põlved jäävad harali, aga sa astud oma kannad selliselt, et su kannad on põlvedega, siit moodustub 90 kraadi, kannad on põlvede all ja ilmselt tulevad su põlved ka mati pealt lahti, kui sa oled niiviisi pikuti mati peal, et võib-olla sa tahad ennast keerata laiuti mati peale või võtta lausa midagi siia põlved alla. Iseenesest on isegi hea, kui sul on selline kas tekk või midagi, mis libiseb põranda peale, et põlved saavad liikuda üksteisest eemale. Ja nüüd sa katsud jätta ka endal põlved ja puusad oma vahel kohakutti ja liikuda siit niiviisi ettepoole. Kas siis küünarnukkide peale või tuleb sul ülakeha põranda peale või siit ka võid võtta endale sellise suure padja rindkere alla toeks. Nüüd siit annab ka liigutada, et kui sa tood puusi natukene ettepoole, sa võid tunda, mis tunne siis puusades on või kui sa liigutad neid natukene tahapoole, et see optimaalne on siis jah sellisel juhul 90 kraadi nurk, põlved, puusad kohakuti. Ja edasi jääme siia. Ja tuletan meelde, sa alati võid tulla siis sellesse versiooni, kus me ennem olime. Barbed koos istumine kandade peal. Siit ei ole väga sellist graatsilist viisi, kuidas siit välja tulla. Pies, et sa endale liiga ei tee rahulikult. Katsud oma põlved saada tagasi kokku ja istuda kandade peale. Me tuleme siit kohe selja peale, nii et siin ei ole vahepeal vaja lapseasendit võtta. Pea siia poole. Ehk et tuleb alla selja peale. Ja me jätkame siit puusadega, ehk et peaaegu sarnane, mis me tegime. Selle nimi on siis Happy Baby, õnnelik beebi, siis eesti keeli Happy Baby, Anandabalasana. Ehk et sa võtad, kallistad endal põlved rinna peale ja variatsioon siis käed siin niiviisi kandade seespoolt või väljapoolt. Et sa pead nüüd ise vaata, mis on mugavam, et sa tunned, et sa saad oma ülakeha hoida võimalikult lõdvestunud. Kui jalad allad vaatavad üles lae poole ja põlved liiguvad siis kaenla aukude suunas. Siit kella käima, et ma teda näen. Käte raskus kergelt kandade peale. Nüüd su alaselg siin yin-versioonis me väga ei ürita suruda seda alaselga mati peale tagasi, et kui ta tõuseb sul natukene püsti, siit mati pealt üles, et lasta siis olla. Või sa võid võtta ka endale midagi siia alaselja alla, et kui ta on väga üleval, hästi mõnus on, kui on selline kokku volditud tekk seal all. Et see on nüüd variant. Osad ei saa kandadest kinni, et puusad ei anna nii palju venima, siis võib proovida hoida siit pahkluudest kinni. Või variant on ka see, et sa jätad endal kannad alla tuhara lihaste juurde, aga põlved liiguvad siis külgede peale, et sa oled siin sellises variandis.
nii, natukene üle minuti on veel jäänud. Katsu ülakeha lõdvestada nii palju, kui sa saad. Natukene on ülakeha siin töös, aga väga ei tiri kätega, vaid tunne, kuidas see on käte raskus, mis aitab siis tuua põlvi allapoole, mitte väga jõuga tõmmata. Endiselt katsu hingata kogu õhk välja. Seeria on super hea alaseljale. Sinu neeru ja maksameridiaanid saavad siin stimuleeritud. Sirgeks pandi peale, nüüd sa paremat põlve ei tõmba mitte otse rinna peale, vaid samamoodi nagu ennem Happy Baby puhulgi sa tõmbad põlve siia niimoodi käed nüüd sõrmseon, kui sa tõmbad põlvesid niiviisi külje peale. Tahan siit tõmmata, stimuleerid siit nüüd oma lümfisõlmesid siin kubema piirkonnas, ehk et siis kindlasti mitte nii sa paned nad lukku, et sa tõmbad ta niiviisi siit külje pealt kaenlaaugu suunas. Avaldad siis nii palju survet, kui on sinu jaoks okei. Ja nüüd siit taas 5 korda siis meie sisisevat hingamist, ehk et see sisi vajalik siis selleks või lihtsalt puhud õhku välja, et kogu õhk liigub välja. Ja alles siis tuleb sügav sisse hingamine sisse omas tempos 5 korda. See vasaku põlve ümber, parem jalg tuleb sirgeks ja sa tõmbad vasakut põlve nüüd külje pealt jälle mitte otse rinna peale, vaid külje pealt. Lümfisõlm siit. Ja jälle rahulikult omas tempos 5 korda. Hingad kogu õhu välja.
tulevad rinna peale. Ja nüüd lõpetuseks veel viimased keeramised. Tule võtta põlved, on sul siin niiviisi põlved puusade kohal ja käed tulevad ka siis 90 kraadi nurga all. Tuled, võtad küünarnukk ja õlg kohakuti ja küünarnukist käsi kõverdatud, et käed on kummalgi pool põlved, siis puusadega kohakuti siin hingad sisse ja välja hingates tood endal põlved paremale. Sisse hingates too põlved uuesti keskele ja välja hingates põlved liiguvad vasakule. Liigu omas tempos kuskil 3 korda veel sisse, kummalegi poole 3 korda välja. Järgmine kord, kui sa tuled paremale poole, astuma puusad natukene vasakule poole, tule võta enda põlved puusadega kohakuti ja kannad jäävad täpselt põlvede alla, ehk et jälle 90 kraadine nurk, parem käsi tuleb siia parema põlve peale ja vasak käsi jääb niiviisi, nagu ta oli küünarnukist kõverdatud. Keera enda pea vasaku käe poole ja nüüd võta siin ka kuskil 3 korda siis seda, kus sa hingad kogu õhu välja ja lased siis välja hingates susinal enda lõhku välja. Lõdvesta puusad ümber talaselg. Ja siis vaheta poolt. Tule võtta põlved ülesse, astu oma puusad natukene paremale poole. Tule võtta põlved puusadega kohakuti, kannad põlvedega kohakuti, vasak käsi tuleb parema põlve peale ja parem käsi siis küünarnukist kõverdatult, küünarnukk ja õlg on ühel tasandil. Ja saad ennast paika ja ka jälle 3 korda kogu õhk välja ja sügav sisse hingamine sisse. Lõdvestusse lased oma jalad sirgeks ja võtad natukene laiemalt kui puusad, lased varvad välja vajuda, lõdvesta endale jalad puusad, võid raputada veel läbi ja käed lased kummalegi poole, vaba luud mööda selga alla ja peopesad jäävad ülesse poole, kui sul on tekki ja seda võtta tekki peale või sokke jalga panna. Hea on, kui sa saad midagi võtta silmade peale. Mina võtan siin paar minutit, aga kui sa soovid jääda kauemaks, siis vajuta video kinni ja võta nii pikalt.
meeldiks avastada, kui sulle ära kulub. Lase oma hingamine vabaks. Tunne, kuidas sa lased oma kehal vajuda. Lihased lõdvestunud. Näolihased. Kui sul on võimalus jääda kauemaks, siis kindlasti jää veidikene kauemaks. Kui on aeg välja liikuda, siis liiguta sõrmed, liiguta valv.